Mul on teile midagi uut näidata. See on Esvis esimene päiksepaneel. Miks ma ütlen esimene? See on esimene, mis läheb ka -20 kraadiga. Vaadake. Esimene päiksepaneel, mis töötab -20 kraadiga. Yeah. See on sisse ehitatud aku. Vaatame, teeme lahti seda pakki. Nii. Mis me siit seest leiame siis? Magic. Mitte midagi ei ole, sest päiksepaneel tegelikult tundub nagu päris raske, tummine asi ikkagi. Nagu ka, päiksepaneel, USB-C. Sellega saab, ma arvan, telefoni ka laadida, kui sa tahad. Kui sul USB-C otsaga telefon on. Saad ka eraldi laadida. Ja siin sees, ma ei tea, kui hästi kaameras näha on. Siin taga on siis reset nupp, on-off nupp, tulukene ja input, ehk siis saad laadida. Väljund on siin. Tundub, et päris suur aku on sees. Siin karbis on veel asju. Vaatame ka. Kastusjuhend, QR-koodiga, paigaldus, template, siis on erinevad mõttetud asjad, mis peavad olema karbis. Nii, seina külge saab kruvidega, kruvid on olemas, ilusti kinnitus on ka olemas. Kilekoti sees siis selline. Seina kinnitus käib ilusti siia. Meelde, et okei, nii pidi vist. Tada. Üle käega natuke raske teha. Aga nii ta käib. Lükkab klõks sisse. Klõks, selle viskad, sa keerad iga pidi, kuidas tahad ise. Lükkab klõks seina peale. Vaatame keerad natuke lahti. Siin on selline, saab keerata, saad lahti keerata, keerad kinni tagasi. Hästi lihtne süsteem tegelikult. Siit saad kruvidega panna, saad postikrügi ka panna, siit vahelt saad mingi palekesi läbi panna, postikrügi kinni tõmmata, kui tahad. Nii, ja nii ta käibki. Panedki seina peale. Hops, tegi. Ja selline see esimene päiksepaneel ongi, mis on akuga, laeb -20 kraadiga ja väga äge, et sellega lõpuks välja tuli, sest et kõikidel metsakaameratel oli põhiliselt probleem selles, et nad ei laadi talle 0 kraadi. Aga see on nüüd esimene päiksepaneel. Loodame, et sügisel tuleb külma, saame ära testida, kas reaalselt ka ta 0 läheb, aga kahjuks hetkel me seda teha ei saa. Külmkappi pole mõtet ju päiksepaneeli panna. Tšau!